Einstein 3000. Julge muutuda. Vahepala. Härra Jüri Arrak, mul on väga suur rõõm teiega kohtuda. Ma tänan teid, et leidsite aega lapsevanematele loovuse teemal rääkimiseks ja nende julgustamiseks. Alustame algusest. Kelleks te lapsepõlves saada tahtsite? See on niisugune traditsiooniline küsimus, jah. Tähendab, minu lapsepõlv oli sõjaaeg. Ma olen 36 sündinud, siis me ütleme nii ja naa, 10-aastaselt ma olin 46, siis oli sõda möödas. Aga kui ma mõtlen, siis ma muidugi sõja ajal tahtsin saada mingiks sõduriks, võitlemaks nii ja no, olgugi, et ega mul pea ei jaganud ju siis midagi poliitikast, loomulik lapsepõlv. Aga kui pikk see lapsepõlv on, nüüd vastuküsimus, mis on lapsepõlv, kui pikk see on? No aga näiteks loeme siis sinnamaale, kus te läksite kooli. Nüüd ma pean tagasi tulema natukene lasteaia aega, sest lasteaeda ma läksin Saksa ajal. Noh, tähendab, Saksa aeg lõppes 45 ja lasteaias oli mul kõige suurem sõber oli Sauli Jaan Saul, näitleja. Täpme olime ühevanused, mina olin 2 kuud temast vanem Jaanist. Südamesõber, suurepärane. Mul on nii kahju, et ta suri ära, tal oli süda haige. Ja siis me tegime Jaaniga niisuguse lepingu, niisugused poisid. Et läheme kooli ja istume ühte pinki kohe. No, ja istume taha ühte pinki, see on poistele kõige parem pink, eks ole. Niimoodi lähme siis meie kooli Jaaniga. Õigemini ma ei läinud Jaaniga kooli, vaid vanem vend viis mu kooli, vanem vend Henno Arrak. Ja mul on siiamaani, kui ma Raua koolist mööda sõidan Raua tänavalt, see uks, koolimaja uks on niisugune suur uks. Ma mäletan seda, siiamaani mäletan, et vend viis mu sinna, tegi suure ukse lahti ja see oli nii hiigel suur, eks ole, minu jaoks. No lapse emotsioonid. Istusime Jaaniga taha pinki, tuleb õpetaja klassi, võtab oma selle päevaraamatu või mis tal on, see klade lahti, ütleb niimoodi, et hakkab lugema need ja minu nime ei ole. Aga ma ütlen, mind ei ole. Ja siis, et kuidas nimi on, vaat see ja see. See ja see. Jüri Arrak, teie olete hoopis paralleelklassis. Ossa pagan, see oli niivõrd õudne pauk. See oli hullem pauk kui vanast peast mingi autoavarii, eks ole. Niimoodi ja noh, võeti mind käe kõrvale, viidi paralleelklassi ja loomulikult seal ei olnud muud kohta kui esimene pink, õpetajal nina vastu lina, eks ole. See oli esimene suur trauma ja Jaaniga saime kokku ainult vahetunnil jooksime ja nii edasi. Millal saite aru, et olete loov inimene või teil on loominguline anne ja soovite ennast rakendada kunsti valdkonnas? See on küll nüüd selline lugu, et kes sellest ikka aru saab lapsena. Lapsena, no mikihiired olid ja värgid ja siis sodisime ja joonistasime igast asju ja sõda ja püssid ja värgid. Aga ega sellist mõtet mul küll ei olnud, et ma tahan kunstnikuks saada. See on lihtsalt, ma armastasin sodida kõik need raamatud ja päevikud ja värgid ja kõik olid täis joonistatud. Ja tahvli peale vahetunnil sai joonistada igast nalja. Aga tegelikult kunstnikuks ma sain tänu vanemale vennale, Henno Arrakule. Oi, mul on nii kahju, et ta vaeneke ära suri, aga noh, ta oli must 6 aastat vanem
ja noh, midagi pole teha, ta suri 86-aastaselt, nii et minul on järgmine aasta 80, mul on sellel aastal 86, Henno vanus. Ja Hennokene, no tegelikult ma tahaks paar lauset Hennost. Hennol oli nii, et 49. aastal ta oli keskkooli läks ja nad tegid keskkooli lõpus ja ta astus TPI-sse sisse sai ja siis nad tegid mingisuguse seinalehe või mingi niisuguse ja Henno oli sündinud väga hea joonistaja ja ta joonistas sinimustvalge lipu sinna ja 49. aastal, siis kui just olid need suured küüditamised. Muidugi võeti poiss kinni ja 9 aastat. Kujuta ette selle eest, sinimustvalge lipu eest kuradi venelased, ma ütlen selle peale ja sealt tekkis seal niisugune viha. Kusjuures mitte vene kultuuri vastu, vaid kommunismi vastu. Selline totaalse süsteemi vastu. Samasugused olid prantslased teatud ajal, samasugused olid sakslased, hiinlased, koreal, ükskõik kes. Totaalne süsteem rikub inimest, see on selge. Kas seal siis oli see koht, kus teil tekkiski selline enda jaoks nagu arusaamine, et minust võib saada kunstnik? Tähendab, kunstniku arusaamine tekkis siis, kui peale mäetehnikumi ma ei saanud keskkooli minna, sest mul oli isa oli Saksa sõjaväes ja vend oli vangis ja veel kõige vanem vend Arno oli Saksa sõjaväega läinud välismaale, ühesõnaga väga kahtlane perekond. Ja siis no ema arvas ka ja soovitati, et keskkooli nagu ei taheta niisugust, aga tehnikumi saab ja siis me vaatasime emaga, kus on kõige suurem stipendium, et meil polnud söögiraha ja mäetehnikumis oli kõige suurem stipendium, sest peale sõda oli mäetöölisi, mäeinsenere vaja, eks ole. Ja siis ma läksin mäetehnikumi õppima ja nii edasi. Nii, ja no, kurat, ma ei saa, ma pean rääkima kõik ära, aga selles, muidu ma jupihaaval, kuidas ma jupihaaval oma elu räägin, eks ole. Tegelikult üks lause on olemas, kui te tahate ühe lausega elu. Sünd, probleemid ja surm. Kõik nägemist. Ise mõelge, mis on probleemid. Eks, on ju? Küll, see on niisugune väikene huumor vahele. Ja siis mäetehnikumist võeti mind sõjaväkke ja sõjaväes ma abiellusin ja Henno vahepeal tuli vangilaagrist välja. Ta sai Kasahstanis, Tšeskaskaanis, seal kus oli Solženitsyn, samas laagris istus. Ja Ennokene oli 6 aastat, 9 asemel oli 6, sest Stalinraibja suri vahepeal ära. Ja siis hakati saama amnestiaid. Enno küsib mu käest, Jüri, poiss, mida sa teha tahad? Ma ütlesin, aga mida ma tahan? Ma olen ju teise liigi autojuht. Ma võin bussijuht olla, ma võin taksojuht olla, eks ole, nii ja naa. Ma olen ju professionaalne autojuht. Ahaa, aga tead, mis on? Mina astusin kunstiinstituuti peale selle koonduslaagrit. Kunstiinstituudis ja seal on jõle huvitav, jõle vahvad inimesed ja tead, me saame alasti naisi joonistada ja no poisid omavahel, eks ole, vennad. Ja kõik nii ja oi, see on nii tore ja seal ei ole üldse selline range süsteem, nagu on ütleme kuskil ametiasutuses või nii, et ühesõnaga vabam natuke. Ja rääkis ja ütles, et kuule, joonista midagi. Ja ma joonistasin talle mingi asja ja siis ta hakkas õpetama, kuidas, mis on valgus, mis on vari, mis on poolvari, langev vari, mis on peegeldus esemele, eks ole, kuidas see kõik avaldub, kuidas see saaks teha. Ja kõigepealt Enno oli jälle vahva.
jõle hea õpetaja. Pani tikutopsi laua peale, ütles, et Jürka, vaata, see külg on valgustatud, see on poolvarjus, aga tikutops heidab veel varju laua peale ka ja nii edasi. Nii et proovi nüüd niimoodi neid asju arvestada ja proovi teha. Siis ma hakkasin takso peal joonistama. Takso peatus, vaatan, ma mäletan, oli Nevskil Jelisejevski magasiin on üks niisugune suur kaubamaja. Seal oli takso peatus ja üle tee oli siis Katariina teise ausammas mingi üle Nevski. Joonistasin seda ausammast seal ja see oli ausammas on jõle vahva, seal on ausammas, mamma seisab, ümberringi on tema armukesed. Kõik need Potjomkinid ja muud, kes seal olid. Kuradi hea ausammas, meie peaks ka võtma niisuguse eeskujuks, aga meil on muidugi armukesed on salajased, eks ole. Nii, ja hakkasin joonistama ja Enno parandas ja kõik ja ütles niimoodi, et tead, et sa pead tulema ikka Tallinna, et no mis sa siin Leningradis jamad, et et tule Tallinna ja astu Kunstiinstituuti ettevalmistuskursusele. Ja nii ma tegingi, tulin Tallinna ja ettevalmistuskursustele sain sisse ja järgmisel aastal sain instituuti. Õudselt siva läks see jutt praegu, aga tegelikult see oli see punkt, kus Henno õpetas mind. Nii et tänud temale ja ma ütlen veel kord Rahuda Põrmule ja küll ta kannatas küll, aga oli täitsa poiss. Teie loometee on olnud väga pikk ja produktiivne. Kas teil on olnud ka käega löömise momente või millised on olnud kõige sellised suuremad karid ja raskused loometeel? No kellel neid poleks? Tähendab, no nagu ma selle loosungi ütlesin, eks ole, et sünd, probleemid ja surm. Probleemide hunnik on meil ju kogu aeg. Tähendab loometeel. Sinna läks muidugi tükk aega ennem, kui ma sain aru, mida ma teen üldse, mis asi see kunst on ja miks seda tehakse ja kõik nii ja naa. See on jälle pikk niisugune analüütiline jutt ja kõik nii. Aga karisid no loometeel vast võib-olla mitte nii palju, aga eluteel on küll olnud, sest mul on 4 abikaasa. Ja see tähendab, et no, Kaikene, kes siit ära läks, see on praegu viimane ja lõplik, sellepärast ma olen nii vana, juba aitab. Ma võin noorematele poistele öelda, et kui 50, siis veel okei, see on kõik noored poisid, aga 85, see enam ärgu siputagu. Ma ei saa ilma naljata seda elu rääkida, sellepärast, et kõikidel nendel probleemidel ja takistustel, mis on olnud, peab suhtuma musta huumoriga, mitte niisuguse lillelise naljaga, eks ole. Seelik ja ülemeelik ja nii, aga must huumor, tõeline absurd on elu. Nii et see elutee jutt jah, et no kõigepealt on see, et kui isa suri 46. aastal, siis me pidime maale minema elama, linnapoiss, nagu ma olin, maal Kabli külla, Kabliga on seal Ikla juures, seal kaugel Pärnust läbi ja nii edasi, no ja siis see oli selles mõttes, et kohaneda sellise talueluga, me saime ühe Marksonite maja üleval, see on kaptenite majad on seal Kablis kõik, Häädemeeste Kabli ja need. Nii ja saime ühe toakese endale
ja läbi tutvuste oli see kõik seal mingid noh, ja siis see oli muidugi samasugune šokk oli see umbes nii, nagu ma rääkisin esimesest koolipäevast, kui mind võeti kinni, viidi naaberklassi. Nüüd mind võeti kinni, tähendab saatus, võttis mind kinni ja tõstis mind Tallinnast Kablisse 10-aastaselt. Kuidas tulla toime negatiivset tagasiside ja kriitikaga oma tehtule? Et enne mainisite musta huumorit, et kas see on ka teie jaoks see viis? Aga mind see eriti ei loksuta, sest kui ma hakkasin kunstiga tõsiselt tegelema, see oli see periood 60-ndatel aastatel, me moodustasime sellise grupi nagu Ank 64, selle grupi liider oli Tõnis Vint. Tõnis oli pooleldi teadlane, pooleldi kunstnik, väga huvitav mees, kahjuks on ta surnud. Ta on niisugune teaduse mees. Vaata, nüüd on niimoodi, idamaadel on niimoodi, vaata, seal on niimoodi ja siis on kõik need Jaapanid ja Indiad ja bodhisattvad ja värgid ja kõik, eks ole, kõik. Vahepeal läks mul igavaks, sest ma olen nagu, ma tahan ise teha. See on põhiline on mul see, et ma tahan teha ise, aga mitte Hiina, India, Ameerika, Mehhiko, nende järgi. Nende järgi võib ka teha, kui oled õpipoiss. Õpipoiss palun, sest on olemas kunstiseadus, meistrid, sellid, õpipoisid ja nii edasi, eks ole. Tähendab, ja sellide aeg oli keskajal muidugi suurepärane, ta käis välismaal infot kogumas ja tuli tagasi, tegi meistritöö. Seda ma nimetan tööstusspionaažiks. Ühesõnaga need keskaegsed sellid. Nii, ja nüüd meie tegime selle kambaga, seal oli 10 inimest ja see ei puutu praegu siia asjasse, et hakka nüüd Anki arutama. Aga meie grupp, ühesõnaga, me omavahel arutasime, et me peame nüüd sellest välismaale järgi jõudma, kuidagi aru saama, mida nad seal teevad. Miks on see, miks Malevitš, miks Kandinski, tähendab Malevitši Kandinski kohta ma pidasin kunstiinstituudis loengu. Mul on materjalid alles. Pidasin loengu ja ma käisin veel Leningradi Ermitaažis neid Malevitši käsitsi kirjutatud raamatuid lugemas. No sest mul oli vene keel oli rohkem selge kui teistel. Ja ta tegi selliseid raamatuid, mida üldiselt eriti ei teata. On nii, et ta kirjutas käsitsi ja kui tegi mingi viga, siis tegi selle koha peale musta ruudu. nii et Malevitši mustad ruudud, valged ruudud. Kuidas julgustada lapsi ja noori massist erinema ja oma teed otsima? Julgustada. Peab neile rääkima, et ole ise. Ole ise. Ole, kes sa oled, kõikide oma vigade ja heade külgedega. Sest ja kuidagi võib-olla neile seletada, ma ei tea, ma pole õpetaja olnud, kuidagi seletada, et vaata, sina oled selline Juku ja Manni ja Juhan ja kõik on erinevad inimesed niimoodi ja kui need erinevad inimesed hakata õpetama kunsti tegema, siis nad kõik teeksid täiesti erinevaid pilte teeksid. Aga kui Juku on nõrk, siis ta hakkab Juhani järgi tegema. Aga hakkab tegema ka võib-olla ruudukesi või hakkab joonistama kaamelit ikka 2 küüruga ja ühtemoodi, nii nagu teine. Tähendab, see on see leida
leida iseennast sellest naha ja kondi hunnikust, kes sa oled tegelikult ja leida seda iseennast sel teel, et sa lihtsalt teed nii nagu sa tahad ja nagu välja tuleb. Sest põhialuseid saab õppida loomulikult. Me ei oskaks keegi kirjutada, kui me poleks lasteaias käinud või koolis käinud, eks ole. Kirjatähed ja värgid ja kõik nii ja naa. Ja märksüsteemid. Aga see niisugune teiste järgi ahvimine, see ei vii mitte kuskile. Kuidas kiirelt joonistama õppida? Kui oluline on kiirelt visandamine ja joonistusoskuste arendamisel? No kiirelt on need niisugused karikaturistid ja šaržid ja värgid ja nii ja naa. Tähendab, vaata, siin on jälle nüüd see asi, et joonistamise oskus ei seisne kiiruses. See kiirus tühja temaga, üks joonistab aeglaselt nii, teine teeb nii, eks ole. See on iseloomu küsimus, see on inimese see energia ja karakter ja kõik. Mis on suurim vastandjõud, millega loominguline inimene kokku puutub? No kuna kõik on looming, siis on antilooming on ka looming. Nii et see jõud, laiskus võib-olla. See on võib-olla nii, et tühja ei viitsi minna tööle. Ma olen juba pensionär, ma enam ei viitsi teha. Mis ma neist inimestest ikka teen ja mis seal on ja istu nüüd jõe ääres ja maali seda, kuidas vesi voolab ja laiskus on väga hea. Ja kõik me oleme laisad, eks ole, sellega on kõik kokku puutunud, eriti koolis. Kui oluline on teie meelest loomingulise inimese puhul julgus? Oluline, kui peab ühe sõnaga vastama. Oluline sellepärast, et sa ei tohi karta, et sinu kohta räägitakse midagi, öeldakse. Näe, mis see tegi, vaata, mis tegi ümmarguseks, aga tegelikult peab olema kandiline, eks ole, sest igal ühel on midagi öelda sinu kohta, igal ühel. Ja milleks ma pean nendega arvestama? See on väga tore, tülli ei maksa minna, aga neid ei maksa ka arvestada. Nii et selline toimetulek negatiivse tagasiside ja kriitikaga on väga oluline. Et ma saan aru, et sellest on võimalik ka saada innustust, mitte ainult, et see võtaks ära energiat. Ei mina ei tea. Tegelikult ka negatiivsest kriitikast saab midagi võtta enda jaoks positiivset, sellepärast, et see tähendab seda, see inimene arvas niimoodi minu kohta, aga kui ma nüüd vaatan peeglis, siis on see vasakkõlg on paremal pool ja nii edasi. Ühesõnaga, alati saab võtta mingeid teisest inimesest, teisest poolest, saab mingi osa võtta, mis on huvitav. Meis kõigis on huvitavaid detaile, väga-väga vahva ja sellepärast ei saa öelda, et see on täiesti loll või nii. Kui ta on vaimuhaige, ka see on huvitav. Vaata, kuidas ta käitub. Millist rolli on teie loomeprotsessis mänginud emotsioonid? On need segavad või pigem toetavad ja inspireerivad? No minu arust toetavad. Ma olen üldiselt emotsionaalne inimene, siin selles jutus selgub ju ka juba, eks ole. Sest emotsioonid on reaktsioonid mingitele nähtustele, asjadele, esemetele, olukordadele. Ma kuidagi reageerin nendele, eks ole. Näe, kass jookseb, eks ole. No mis asi see on? See on emotsioon ju.
ega milline osa on teile ja ka üldisemalt loomingulises protsessis fantaasial ja kujutlusvõimel? ikka on suur osa on, mitte selles mõttes, et ma lähen omadega sassi, eks ole, aga see on niimoodi, et fantaasia toetub mingisugusele pinnale, mis on seotud igavikus eksisteerivaga, mingisugusele. Ega fantaasia ei ole see, mis hõljub ringi igal pool, ühesõnaga, millel ei ole otsa ega äärt, nagu mul ema ütles, poiss, mis sa jamad, pole otsa ega äärt, eks. Fantaasia on väga hea, aga ta tähendab, on igal juhul seotud igavikus eksisteerivaga. Ta on igal juhul seotud millegiga. Ta ei ole mitte nii, et hõljub ükskõik kus. Kuidas te suhtute sellesse, et vaataja näeb teie teosed teisiti, kui teie ise nendesse suhtute? See on nii normaalne. See on nii normaalne ja loomulik ja loogiline ja ma ei vihastu ja ma ei pahanda, kui ei tule käperdama muidugi. Et võtta, kuule Jüri, mida sa tegid, see on hoopis teistmoodi, võtab pliiatsi ja hakkab parandama. Vaata, siis hoidku. aga muidu on täiesti loomulik, me kõik oleme ju loomingulised inimesed mingil määral, eks ole, kõik ükskõik milline inimolend, kellel on abstraktse mõtlemise võime. See on, saab ju alati midagi teha ja olla. Iga töö juures on olemas võimalus teistmoodi teha ja paremini teha. See on täitsa arusaadav. Kas teie loomingulised püüdlused pigem ühendavad või eraldavad teid teistest inimestest? Oleneb millistest inimestest. Vaata, see on nüüd nii. Siin peab hakkama nüüd, oleks niisuguseid näiteid, aga üldiselt kui inimene on natukenegi kultuuri ja kunstiga kokku puutunud, eks ole. Noh, ma ei tea, kas siis kooli kaudu või sõprade kaudu või vanemate kaudu või nii. Siis ta peaks aru saama, et kõik me oleme erinevad ja teeme igasuguseid vigureid ja siis nagu selle ühes eelmises küsimuses oli ka midagi sarnast, et siis kõik me oleme erinevad, eks ole, ja mina küll ei pahanda ja ma vaatan hea meelega igasuguseid jubinaid, mis tehakse. Tähendab, olgugi, et kas minu ega ma oma arvamust ei lähe ajalehes nüüd kuulutama, et mina arvan nii, tema vaata, mida tegi, igavene loll, eks ole. See oleks muidugi kunstiteaduse uus tase, eks. Einstein 3000. Julge muutuda. Vahepala. Kas loomine võib olla seotud ka sooviga põgeneda elust ja argirutiinist? Aha. See sõltub, vaata, eskapism ja niisugused põgenemised ja värgid, see on inimesel küllalt omane. Ühesõnaga, ma mäletan, et minulgi oli niimoodi, et lapsepõlves, kui ma tegin pahandust, pahandus ema mõttes pahandust, mina tegin oma tavalist lapse elu kuskil, ütleme, seal 5-6-aastane või. Ja siis, kui tuli õiendama, mis sa tegid, siis ma põgenesin. Me elasime seal Kollasel tänaval, seal oli suur aed, eks ole, ja põõsad ja värgid, põgenesin põõsastesse kuskile. Ja selline põgenemise värk oli mul mitmeid kordi oli nii, et ma ka põgenesin.
nii et see on, kas see on nüüd närvinõrkus või on see lihtsalt oma tahte, ma tahan teha teistmoodi, aga näe, ema ei luba mul teha niimoodi või ma tahan teha, kui vana inimene, ma tahan teha niimoodi, aga kriitika ei luba mul teha niimoodi või näiteks või ülemus ei luba teha, mina tahan teha selle eseme tahan nii teha, aga ülemus tahab nii teha, eks ole. Ja see põgenemine võib olla enda sisse, siis küll, kui sa nõuad nii, sõida sitale, ma ei tahagi midagi teha, lähen minema, lähen kõrtsi, eks ole. Ühesõnaga, noh, see on minu arust, see on nii lihtne, see on minu arust kõigile aru saada. Jaa. Me oleme Einstein 3000 saates sellel ka varem arutlenud, et kas loomingulisel inimesel saab olla innustavaid eeskujusid või on selle koht kaotada oma originaalne vaade? Noh, nõrgukene kaotab oma vaate, see on selge, sest on olemas ju selliseid inimesi, kes alluvad igasugusele tugevamale jõule, eks ole. No sõjaväes on kõige lihtsam see, et on alluvad ja ülemused ja kindralid, aga üldiselt mina huviga jälgin, mida teised inimesed teevad ja ma tunnistan, et õppimise protsessi ajal, instituudis oli 6 aastat, eks ole, koos diplomitööga, nii mõndagi sai nagu vaadatud, oi, vaata, kuidas see tegi, vaata, see teeb nii ja see teeb naa. Aga need ei hakanud mulle külge niimoodi, et see oli nagu õppimisprotsessi niisugune komponent või. Et vaatad, et kuidas nii teeb ja naa teeb. Tähendab, Malevitš ja Kandinskist, nagu ma ütlesin, ma tegin selle teadusliku töö ja kõik nii ja naa. Ruudukesed mulle külge ei hakanud. Malevitš on nii tore mees, mulle ta nii meeldis, mul olid nii kahju temast, et ta nii omadega sassi läks. Jõudis valge ruuduga valge seinani, jõllitas seda ja siis keeras ringi ja hakkas tegema figuure. See on kohutavalt hea näide. Ma olin 1 aasta, olin Tartu Ülikoolis, olin kutsutud professor või kuidas see nimetatakse. Ja siis ma tudengitele rääkisin seda Malevitši lugu ja ütlesin neile nii, vaadake poisid, seal olid küll poisid, tüdrukud mõlemad, vaadake tudengid. Nüüd on nii, mina sõitsin Tallinnast autoga siia teile loengut pidama. Ja kui ma nüüd Tallinnasse tagasi sõidaks tagumise käiguga, tagurpidi käiguga, vaat see on Malevitš. Sest ta hakkas uuesti tegema figuure ja kui ta 35. aastal suri, tegi ta figuure ja kõik nii, vaene mees. Aga mis on Malevitši näite juures jõle tähtis? Ta oli kunstnik, ta tegi, mõistus ütles, et ma pean vähendama vorme, tegema järjest nagu geomeetrialisemaks ja nii jõudis selle valge ruuduni, mõistus ütles nii, siis äkki tundis, et ta oli kunstnik ja kunstnikus süda ütles sees, kuradi poiss, mis asja sa teed? Siis keeras ringi ja vaatas, maailm on hoopis teistsugune, absoluutselt teistmoodi. Mul oli nii kahju Malevitšist, kurat, aga vaata, järglasi on mustmiljon, eks ole, sest mida lihtsam on teha järgi, seda rohkem on järglasi. Kui ikka geomeetrilist kunsti teed, eks ole, nii kõik. Kes te oleksite siis, kui te poleks kunstnik? No ma olin autojuht juba. Teise liigi autojuht olin.
ei, mulle autodega sõitmine meeldib, mul praegu näiteks on libe ja kõik, ma sõidan autoga ja jala ei taha üldse käia, sest mul on jalg haige ja libisen ja kõik nii. Aga vaata, auto juhtimine ja auto on hobina ja kõrvaltegevus. See on niivõrd huvitav, ma sõidan võrdlemisi hästi, poisid arutasime, et läheks õige võidusõitu tegema. Üks sõber läks, Ivo Hange läks ringrajal, sõitis siin Tallinnas veel. Aga ma olen liiga temperamentne, kurat, ringrajal ma oleks pannud kurbest välja kuskilt. Kas loomingulise tegevusega seoses on teil endal kindlad eesmärgid? Eesmärk on, kui väga suurelt öelda, eesmärk on aru saada maailmast, aru saada. Ja nagu ma ennem juba ütlesin, et kõiksusest aru ei saa, igavikust aru ei saa. Seda ei saa keegi aru. See on kõik nii, aga nii palju kui vähegi võimalik aru saada. Seda võib öelda ükskõik milline teadlane, eks ole. Mina ei ole küll teadlane, ma sellega ei tegele. Aga ma olen mõne sõbraga, mitte sõbraga, aga hea tuttavaga rääkinud, kes on teadlased no minu generatsioonis. Ja ega nad ei oska ka mitte midagi muud arutada. Mis sa ikka arutad? Teaduste Akadeemia, seal on omad süsteemid, eks ole, aga see mind ei rahulda, vaid ma tahan ise, see on see, mina ise teen, eks ole, see on nagu laps. Ma tahan ise leida järjest rohkem võimalusi ja teed seda aru saada sellest maailmast. Ja nii ma närisin ennast läbi religioonidest. See oli õudselt keeruline, see oli nii raske. No kujuta ette, kiriku altari teed, eks ole, see on kõik nii, ma olen kirikuõpetajatega rääkinud ja kõik on toredad inimesed ja vahvad ja kõik. Aga ma ei saa midagi teha, ma ei saa ise endale valetada. Ja on niimoodi, et see maailm seisneb energiates, seisneb see, no mis asi see päike on, siis päike pole mitte midagi muud kui üks energiapomm, eks ole. Ja tähekene, pisikene, trutimuti. ja see, ja kui armas see maailm on kõik ja need galaktikad ja värgid, kõik on nii, aga noh, ma ei tea. Kas teos on enne peas kujutlusena, ideena, kui hakkate seda maalima, või sünnib see pigem protsessi käigus? See on nii ja naa. Tähendab, see on nii, et mõnikord ma tean, et ma tahan teha näiteks ühte mingit figuuri. No see figuur juba iseenesest tingib, eks ole. Siis protsessi käigus figuurile lisanduvad, ütleme, mingi silmapiir näiteks või keegi tuleb mingist august välja, august tuleb välja kellegi käsi näiteks. Mida sa vahid siin? Ise oled augus, eks ole, tuled mind näpistama. Ühesõnaga, kõik see on selline mänguline protsess, eks ole. Aga see ei tähenda, et inimene, kes teeb täpse kavandi, paberi peal täpselt teeb, siis vaata nagu freskotel tehakse, nõeltega toksitakse läbi täpselt ja nii ja naa. Aga mina tahan, et see oleks nagu elus, pilt oleks nagu elus olend, et ta muutub. Ta muudab oma kuju, eks ole, ta muudab oma kuju. Miks ta muudab? Tänu sellele, et minu aju ja minu energia kogu aeg muutub ja teeb selle pildiga omad tegemised, eks ole, sest ega keegi ei kontrolli ega sunni mind tegema nii.
milline võiks olla kodune õhkkond selleks, et kõik tunneksid ennast loovalt ja vabalt? No rahulik on niisugune loll sõna, see on niisugune traditsiooniline sõna, aga kodune õhkkond peaks olema selline, et inimesed, kes kokku satuvad elama, no ma mõtlen praegu mees ja naine, et nendel oleks põhilised energialevid oleks enam-vähem ühesugused, põhilised. No seksuaal niikuinii ja seksuaalenergia ja siis maailma tunnetuse mingid energiat ja kõik oleks natukene ka sarnased. See oleks hea ja siis nende lapsed sünnivad ka sellises õhkkonnas ja et oleks rahulik õhkkond, keegi ei sunni kellelegi midagi peale. Kui laps tahab nii teha, saab alati, tark vanem saab alati juhtida teda selle sama kaudu, mida sa nüüd vaata Juku hakkasid tegema. Vaata, kui sa teed edasi seda sama natukene paremale poole. Vaata, sealt tuleb uks hoopis. Juku, vaata, ka ukse taga võib-olla on hoopis kassid, koerad ja sa saad juhtida teda, tema enda seda loomingut sa saad juhtida nii nagu autot, eks ole, auto on küll plekikolu, aga noh, eks me oleme ka mingid mehhanismid mingil määral. Rahu ja mitte kaklust. Kõige õudsemalt mulle ei meeldi need mehed, kes naisi löövad. See on niivõrd abitud ja vastikud kujud. Vaata, nendele annaks küll kolki, kui saaks. Sest mis sa lähed naisi peksma, kuradi siga, tead. Kuidas teha peas olevast ideest hüpe tegevuseni? No see hüpe toimub läbi oskuste loomulikult ja oskused saab läbi mingite õpetuste, sest ega me keegi ei tule siia maailma, kuu pealt ei kuku alla siia. Ja ikka kõik õpivad ja teevad, aga suur oskus on õppida seda, mis on sulle kõige lähedasem. Mitte see, et sind papa, mamma sunnivad oma elukutset näiteks jätkama. See oli nagu vana Sunsti seadus, eks ole. Isa potseb, poeg potseb, kõik on potsepad. Tähendab, see on jälle niisugune oskus, niisugune mänguline oskus. Sa pead oskama juhendada teda, sest kõikidel mõtlevatel olenditel, nii nagu meie oleme siin, kõikidel on mingid oskused olemas, absoluutselt kõigil ja see on niivõrd vahva, kuidas mõnel on, no nii utreerides, mõnel on oskus vaikida. Tähendab, mis on väga suur oskus. Mina peaks natuke õppima seda, sest ma kipun palju rääkima. Millal saab teos valmis, et sellele enam ühtegi kriipsu juurde ei tee? Noh, kui humoristlikult vastata, siis teos ütleb, et aitab. Aga vaata, nüüd on niimoodi, et suures laastus, no ütleme, see on praegu, eks ole, linnukene. Põhimõtteliselt on see valmis. Aga kui öeldakse, et vaata, kurat, sa pead edasi tegema, muidu laseme su maha. Eks ole, on ju, siis ma oskan seda edasi teha küll, miks ma ei oska. Siia, sinnapoole natukene viimistleda, noh, nii ja naa. Aga see on tunde küsimus ja sellest oleneb, kuidas on värvide, vormide omavaheline harmoonia paigas. Kuidas on paigas, tähendab nii, et mingisugune asi ei upita välja, mingisugune joon ei ole valesti tulnud siin. See pilt kõneleb, see näitab. See on tavaliselt nii, kui pilt hakkab lõppema, siis ma istun ja vaatan teda ja
no mitte et ma ei aruta pildiga, ma päris loll ei ole, aga ma vaatan, et ahah, kui nüüd nii teha, ütleme niimoodi, et siit teeks niimoodi, aga mis sellest muutub? Sellest muutub see süsteem nii, aga mida ma tahtsin teha? Tegelikult ma tahtsin teha hoopis nii siit. Ühesõnaga, sa nagu kõneled selle pildiga ja sa saad neid kõneled, kurat. No ühesõnaga, sa vaatad seda pilti ja sa saad seda pildi peal ju nihutada oma mõttes neid vorme ja värve ja et kas siia on veel vaja, ei ole nii, aga ma tahtsin selle pildi emotsiooni teha hoopis romantilise emotsiooni, aga välja tuli natukene tõsine. Kuidas seda romantiliseks teha? Ahaa, siin võib-olla seda ja nii. Ühesõnaga, aja juttu pildiga. Jutumärkides muidugi. Kui olulised on rahalised võimalused loovuse arendamisel või kunstnikuks olemisel? Miks on levinud stereotüüp vaesest kunstnikust? No vaata, ühiskonnas on niisugune arvamus kujunenud välja juba, et kui inimene teeb mingit sellist asja, mida tarvitada ei saa, no see on nüüd sunstisüsteemis juba. Kui ei saa kasutada, ei saa tarvitada, tast pole mingit tolku, sest siis on niimoodi, et noh, mis jaoks talle palka maksta. Eks ole, me ei saa mitte midagi selle pildiga teha või selle kujuga midagi teha. Sellepärast vanasti oli põhiliselt pildid olid kirikus. Eks ole, olid kujud ja pildid ja no tekst niikuinii piiblina ja selle eest maksti ja kõik need vanad kutid tegid neid pilte. Kui tuli juba niisugune natukene kodanlik periood, ütleme, ja rokokoo ja seksuaalsus ja natuke tuli juba ja kõik nii ja naa, siis rikkad mehed maksid, eks ole, et ja erootika mingid ja alasti naised ja no siiamaani alasti naisi ostetakse ju, eks ole, ma ei tea, noh. Kust te ammutate ise inspiratsiooni? No ühe sõnaga vastust on igalt poolt. Tähendab, see on nii, et kui ma praegu siin vestlen, kurat, no ajan juttu, siis see aju ju mingil määral töötab, ega mina ei saa teda keelata ja see võib liigutada siin sees midagi ja mingite nüanssidega. Ma ei tea, ma olen seda öelnud, et igalt poolt. Seda on küsitud ennem ka, et kust ma saan inspiratsiooni. Igalt poolt. Ükskord ma ütlesin ühele inimesele, kes nii küsis, no sinust ma saan. Vaata, milline sa oled. Eks? Tal oli kübar peas ja noh nii, eks ole. Jälle vahva, eks? Ei, no päris nii ei ole, aga inspiratsiooni ma saan loomulikult nii ümbrusest, kirjandusest, ise enda läbielamistest, igalt poolt, aga see on tõesti igalt poolt. Mida soovitate lapsevanematele, et luua paremaid tingimusi laste loomingulise potentsiaali arenemiseks? Oi, millised küsimused. Kõigepealt lapsega suhelda nii palju avameelselt ja siiralt, kui palju kaasaegse süsteemi moraal lubab. No ma ei tea, ma ei ole sellega kunagi kokku puutunud. Tähendab, et ma peaks kedagi õpetama.
aga ju, no ma ei tea, lasta tal teha ja siis korrigeerida seda käiku natukene. Ühesõnaga, see on nii nagu koerte kasvatamine ka. Korrigeerid, vaatad, mida sa teed, Juku, tead nii ja naa. Tähendab, karistamine on natukene vanamoodne ja see ei ole päris õige ka. Tähendab, see jätab eluks ajaks, jätab mingid kuradi jäljed järgi ja vanad inimesed kardavad teinekord karistamist, pandi nurka ja anti vitsa ja mina veel mäletan, mina mäletan, no me olime kolmekesi, eks ole, kaks pool venda ja mina. No isa abiellus emaga, kui tal oli 2 last juba ja nii ja naa. Ühesõnaga, ja isa oli niisugune karm mees, peksa raisk, võttis püksirihma tõmbas maha ja ütles selle vanemale poisile, siia diivani peale pikali. Mina olin võib-olla siis 5-aastane. Ma nägin, see jäi mulle meelde, et Arnokene ja siis, aga me olime omavahel poistega, kaks vanemat venda. Nende 2 vanema vennaga olime kokku leppinud, et kui isa hakkab nii tegema, siis mina panen nutma. Ei, ära löö, kuule või isake. Ja mina olin siis see niisugune päästeingel, pisikene poiss, eks ole, blondi peaga. Ja siis Arno ei saanudki peksa. Ja võt niisugused naljad, aga muidugi need on nüüd minu kogemus. Aga noh, mis mina ei oska korrata. Ma mõtlen ikkagi seda, et heaga saab rohkem kui kurjaga. Sest kui poiss on midagi teinud või tüdruk, võta ta sülle ja silita pead ja ütle nii, vaata, sina tegid nii, aga see, kellele sa nii tegid, tal oli ka valus ja tead, temal olid võib-olla ka väiksed niisugused, no ütleme, ta lõi näiteks jalaga kassi. Võtsid, panid sülle, vaata, sel kassil on ju pojad. Kujuta ette, kui nüüd sinu ema oleks keegi jalaga löönud ja see kass ja nii ja siis räägib ja siis hakkab nutma, ma enam ei löö kunagi kassi. Saad aru, see peab oskama. Tähendab, ma ei tea. Einstein 3000. Julge muutuda.